on nüüd grillfest, nüüd lipud heisakem, grillfest, nüüd rõõmust hõisakem, grillfest, nüüd valgem mööle, grillfest, meil ees on rängad tööd. Armas rahvas, lubage ennast tervitada meie traditsioonilisel jaanipäeva üritusel. Tore, et leidsite aega ja tahtmist siia tulla. Kõik telgid on avatud, kõik suud peavad maksuma ja kõik kõrid lonksatama. Nii et jutt lühike ja pidu pikk. Elagu grillfest! Peale selle loodan, et te kõik lõpuni vastu peate, sest päev saab olema raske ja lõpetab selle siis suur pauk. Edu teile! Auväärt Grillfesti külalised. Grillfest ei ole pidu mitte üksinda Grillfesti külalistele, aga kogu Eesti põllumajandusele, sest Grillfest on Eesti põllumeestele käive lihasektoris, see on kasum, see on Mercedesed ja Lincolni Eesti põllumeeste hoovidel. Soovin teile kõigile tugevat vatsa, madalat kolesterooli ja kuulutan Grillfesti 2001 avatud. Kontinentali kokku aetud, ingond kokku kutsutud, lihaga lauadega lokad käidud, kovedamad kokad katsutud, megamassa ja madmanid panevad vihasema võistluse, supersagri sõbrad annid terve üle võistluse. Nüüd lipud heisakem, grillfest, nüüd rõõmust hõisakem, grillfest, nüüd vangel mööle pööd, grillfest, meil ees on rängad tööd. Mehed, rääkige, see võistlus on ju tegelikult üsna raske. Tuleb teha rahalisi kulutusi, tuleb näha vaeva, 3 päeva siin olla. Miks pärast teie juba 2 aastat võtate Grillfesti nimelisest festivalist osa? Ta on siuke vaba üritus, kus on töö ja lõbu koos, nagu relax, mille nimel elada talvel ja oodata seda Grillfesti nagu, et see on vaba, hea seltskond, hea nauding ja rõõmus üritus nagu. Reval Hotell Olümpia gladiaatorite võistkond on teinud nüüd juba 3 rooga, searibi, fantaasiaroog, täna valmisid grillkastmed. Kuidas teile meeldib või mida arvate üldse selle võistluse korraldusest? Kas need road, mida valmistasite, on need õiged ja on kogu see võistlus teile siiani meeldinud? Ja meil läks endal, kõik läks hästi nii nagu tegime, tahtsime, plaanisime, kõik läks korda ja organisatsiooni poolest nagu oli kõik nagu organiseeritud hästi, et probleeme nagu ei olnud. Millise koha loodate saada sellel aastal? Eelmisel aastal oli teie võistkond Grillfestil Pärnus 3. koha omanik. No vähemalt üles pole 3, allapoole ei tule kõne alla enam. Mida öelda nendele kenadele Eesti inimestele, kes veel ei ole jõudnud Grillfestile võistlema? No on paljust ilma jäänud. Põhja-Tallinna linnaosa vanem Tõnu Heidov, olete teinud suure töö ära selleks, et Eesti inimene leiaks tee Stroomi randa, millest paljud Tallinna elanikud olid kuulnud, kuid poolt siin kunagi käinud. Kas nüüd, kui suur rahva sündmus siit on läbi käinud, kas härra Heidov on teil põhjust olla rahul? Üks töö on tehtud? On, ma arvan, et me oleme
mitte ainult selle Stroomiranna heaks, aga ütleme kogu rajooni heaks teinud nagu suhteliselt palju selles mõttes, et see on rajoon, kus kinnisvara hinnad Tallinna linnas kõige rohkem tõusevad täna. See on rajoon, kuhu tasub tulla puhkama, kuhu tasub omale soetada eluaset ja nii edasi. On kindel, et ka Stroomiranna aktsiad vaba aja veetmise keskusena on tõusnud. Aga selleks, et üks hea sündmus toimuma saaks, selleks on vaja head koostööd omanike ja korraldajate vahel. Milline on olnud teie suhe Grillfesti korraldajatega siiani? Et omanik on küll täna siin sellel maal, kus me oleme nagu linnakodanik, aga korraldajatel ei ole mitte ühtegi etteheidet selles mõttes, et minu meelest see koostöö on nagu väga positiivne olnud. Härra Heidov, ise olete olnud hea ja tänuväärne külaline Grillfestile seetõttu, et olete igal päeval seal, kus toimuvad mitmesugused ettevõtmised. Millised on enda muljed, mis kõige rohkem on meeldinud, mis kõige rohkem meelde on jäänud Grillfestist aastal 2001? No võib-olla esinejatest kindlasti Poni M, mis oli, aga ma arvan, et see liha ja kõik, mida siin pakutakse, mitte ainult liha, on nagu ikka täiesti huvitav selles mõttes, et köök on erinevaid, saab proovida, käia, nautida, rahvas on mõnus, tuttavad, tasub tulla. Siia paikka, ei mitte laitma, vaid aitama. Ja palun, te oma peaga võtnud luua liite, nii hukatusse viite, et te sarvased on sõidu ees. Võtan sõidu juurde, olen ainult usun tuju ja siis keelega veel. Kas võid taluda te kätt, uskuge ma olen talle huvitav. Haapsalu Rotary klubi grillivõistkonna esindaja ja Haapsalu linna kultuurinõunik Martin Liivet. Esmakordselt paar nädalat enne Grillfesti toimus Haapsalu osavõistlus ja Rotary klubi tuli seal esimesele kohale. Milles peitub Rotary edu võti? Raske öelda ja tegelikult see toimus alles nädal tagasi, kui oli Haapsalu osavõistlus. Nii et tuldi kokku siis päev varem. Ühe mehe õue peale tehti väikene proovi grillimine, sest paar päeva enne seda hakkas nagu susisema, et peaks nagu osalema, sest linnast hakkas nagu kahvatuks jääma see võistlejate osavõtmine. Siis oldi koos, grilliti, mis grilli kõrval käib, ka seda võeti ja siis järgmisel päeval oligi meeskond. Need, kes jõudsid kohale tulla, see oligi meeskond. Kuidas olete rahul tänavuse Grillfesti selle võistluse korraldusega ja kas need road, Fantaasia, searibi ja siis ka lõpuks need kastmed, kas need on need road, mis Haapsalu meestel kõige paremini välja tulevad? No raske öelda, me olime korra teinud ainult sellise koosseisuga searibi. See, mis Haapsalus oli nagu oluline. Kõik see Fantaasia ja muu ju tekkis koha peal, sest meie esialgne idee oli üldse esimesel päeval ribiga osaleda ja siis minna igaüks oma jahimaale, sest ei jõudnud keegi planeerida järgmist nädalavahetust kohe 3 päeva kinni.
aga noh, nüüd me esimesel päeval otsustasin pärast ribi grillimist, et mehed siin arutasime vahel, et tuleme järgmisele päeval ja katsume 3. kohal olla ja nii me siin oleme käinud, et esimene päev, teine päev ja nüüd oleme 3. päev ja nüüd on juba niisugune kerge olla. Kõik asjad on ära tehtud, mis osatud, aga eks me võtsime selle niimoodi, et nii nagu meie oma pidusid peame, et ta on niisugune metsa alla kokkutulek, grill üles, tehakse grilli, igaüks on midagi kaasa võtnud ja siis selle baasil tehakse, sest ei ole meil taga ühtegi niisugust firmat, kes peaks midagi valmis tegema, ei ole ka õnnetuseks meie Rodari klubis ühtegi kokka. Et oleks meil mõni kokki kambas seal 30 mehe hulgas, siis oleks natuke aski lihtsam, nii et see on praegu kõik niisugune naiste abil ja oma mõttejõul ja mõni mees on, eks me ikka teame, et kodus kõik grillivad. Martin Liivet, öelge aga, mis hoiab mehi selle tegevuse juures? Tunnistagem, et see on tõsine vaev. 3 päeva, hommikust õhtuni pingutada, esineda žüriile, osta võistlusplatsi juurde kuuluvad esemeid, toiduaineid. Miks te teete kõike seda? No Rodari on juba kord selline, et kui midagi me ikkagi ette võtame, kas või mingi heategevusüritus, kui me plaanime ikkagi kellegile, nagu meil sanatoorsele koolile, uue mööbli pärast põlengut, siis koos Soome Rodari abiga me sellega hakkama saime, võttis aastakene, nüüd on seal uus mööbel ja õpilased käivad seal. Nii on ka sellega, et kui me esimespäeva ribi oleme ära teinud, siis tegelikult tekib niisugune tunne, et kuidas me siis nüüd lahkume. Et kas me oleme vabatahtlikult jääme vabatahtlikult viimasele kohale, sest siin on päris põnev selles mõttes, et nii mõnegile kuulsale restoranina järsku õnnestub ära teha mõnel alalgi, et mine tea. Mida öelda nendele võistkondadele, kes veel ei ole tulnud Eesti barbecue ja grillimise liikumise juurde, soovitate, mida esmalt ette võtta ja mida teha? Ma arvan seda, et tuleks meist, 5 korda rohkem tõsisemalt suhtuda asjasse selles mõttes, et kui siin lüüa teiste selliste tublide tegijatega koostöös niimoodi ühiselt ühe eesmärgi nimel niimoodi võistelda, siis peaks natuke rohkem ettevalmistust tegema, võib-olla tõesti kaasama ka mõne koka ja mõne hulgifirma, kes toetaks kõigi nende ainete, kõigi nende asjadega, sest lihaga nalja teha ei saa. Jaaniöö, imede öö, haljaid häid viivuks näen. Salasoo, mõni täide nüüd kindlasti läheb. Jaaniöö, hõiked ja nael, hüüab lõõts Kiigemäe. Metsatee vaikselt peatuma jääb. Valgenev, kaunis öö, ei algust, ei otsa. Armu rõõmudest ei nüüd, mis mööda saab. Kui kevad saab otsa, suvikaid sul haarab halja maa. Jaaniöö, imede öö, hell on hing, lahke meel. Tulegeel on meid jaaniöö sidumas veel. Jaaniöö, kauneim öö, meie 2 metsatee, salasoove näeb, täitubki veel.
sest leidnud kallima. Haarab suvi kaisu holjama. Grillfest Estonia peakorraldaja Tiit Reve oli kord aasta 1998, kui tuli kokku sinu juhtimisel grupp inimesi, kes mõtlesid, et kunagi võiks olla selline sündmus, kus suurel muruplatsil suitsevad grillahjud, mängivad ansamblid, inimesed laulavad ja tantsivad. Ütle palun, kas sinu idee on tänaseks teostunud? Tuleb tunnistada, et tõepoolest see idee on teostunud ja mis sa salata, iga aastaga kogub nagu lumepall endale raskust juurde ja varsti on laviini ohtu oodata. Täna oleme siin Tallinnas Stroomi rannas ja kes on olnud Grillfestil, on tegelikult näinud, et sündmus on võtnud enneolematumad mõõtmed. Millised on sinu muljed tänavuselt Grillfestilt, kui palju jõudsid ise kuskil käia ja mis sulle on meelde jäänud? No eks ma olen käinud korduvalt selle platsi läbi ja nagu üritanud kõrvalt vaadata ehk püüdnud olla nagu külastaja ja tunda seda, mida tunneb see külastaja siin ja mul on jäänud tunne, et inimestel on siin olla mõnus, ilmaga on meil vedanud, kauplejad on sõbralikud, hinnad on taskukohased ja kõigil on tore olla, ansamblid ja kõik muu tegevus tundub väga hästi paika pandud, nii et ei taha küll meie tiimi kiita, aga tore üritus on. Tänavusel võistlusel on 3 päeva, klassikaline searibi, fantaasiaroog ja grillkastmed. Mida öelda selle võistluse kohta? Kuhu läheb meie võistlus, milliseks muutub meie võistlus ja mida kommenteeriksid selle aasta just nimelt võistlusplatsi ja seal viibivate võistkondade poole pealt? Endal on mul kahjuks päris keeruline seda teha, kuna ma ei ole saanud kogu võistluse vältel ise kohal olla, on siin muid asju ka teha olnud, aga päris kindlasti on kohtunikud seda meelt, et see on seni toimunud Eesti võistlustes kõige kõrgema tasemega. Võistkondade ettevalmistus on fantastiline, kes on seda teinud nüüd sponsorite abiga, kes on tulnud välja oma ettevõtte nime all, kuid on ka paar võistkonda, kes on täitsa oma tasku peal tulnud siia ja need kulutused on ikkagi hoomatavad, mis on tehtud selleks, et võistelda ja hästi võistelda ja see teeb rõõmu, et see meie kas siis slogan või hüüdlause, et grillimine on seltskondlik nauding, mis tekitab tugevat sõltuvust, tegelikult peab paika küll. Kui rääkida selle video vaatajatele grillimisvõistlusest aastal 2002, siis on siin midagi muutumas? Täna mulle tundub, et võistlus võib-olla hakkab toimuma ühel päeval ja pinge peaks nagu selle võrra suurenema, et kõik need võistlusroad esitatakse ühel päeval. See hoiab kokku võistkondade aega ja vahendeid, kuid sealsamas peaks esile tooma nagu professionaalsust ja suutlikkust. Et ma praegu väga kaalun seda varianti, et järgmise aasta võistlus toimub ühel päeval. Tiit Reve, palun ütle, millal on Grillfest nii täiuslik, et sina peakorraldajana saad vaadata asja juba kaugemalt ja olla rahul oma tehtud tööle? Ehk mis on veel tegemata, et asi jõuaks absoluutsele tasemele? No, barbecue ei ole siukene ala nagu näiteks kas kaugushüppe või kõrgushüppe, kus asja saab mõõta sentimeetrite ja meetritega. Ma kahtlustan, et see on pidevalt arenev ala ja praktiliselt standardiseerimatu, nii et tunne on, et ma nagu kõrvalt vaadata seda vist mitte kunagi, et kogu aeg peaks nagu sees olema ja see on mulle üks suur nauding. Eestimaal on järgi veel selliseid võistkondi, kes ei ole kunagi Grillfestil osalenud. Nüüd nad meie seda meeldivat kokkuvõtet vaatavad ja mõtlevad, kas tulla aastal 2002 õige välja. Mida soovitad neile? Pillid kotti ja punuma. Tere tulemast Grillfestile kõigile. Tere jällegi, lugupeetud festivali külastajad. Mul on suur rõõm teile teatada, et taas on lõppenud üks Eesti barbecue tähtsündmusi, nimelt Grillfesti grillimisvõistlus. Selle aasta parimateks
grillijateks on valinud Eesti auväärt žürii võistkonna, kes võidab endale selle suurepärase grilli kõigepealt. Kes teist ei sooviks sellega grillida? See on suurepärane. Ja loomulikult esindab see sama võistkond Eesti Vabariiki järgmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel barbecue grillimises. Ja selleks võistkonnaks on... Olete valmis? Võistkondi on Võrust Viruni ja Põlvast Rakvereni. Tegemist on inimestega, kes on küll viinamüüjad, küll kangamüüjad, elektroonikud, linnajuhid, kokad ja muidu toredad inimesed. Turumehed! See on rahvaste ala ja see on, ma pakun välja, see on ikka tugevalt B-klassi spordiala küll inimesed. Nii et grillimine on seltskondlik nauding ja tekitab tugevat sõltuvust, nagu siin näha on. Et 98, kui me kunagi peale hakkasime, siis oli suht keeruline inimestel seletada, mille pärast oleks vaja võistelda. Et sööme maod täis, võtame viina peale, on kõigil hästi, aga näete, asi edeneb, nii et tulge kõik grillima. Võtke tikud kaasa ja minge metsa. Tema võistluse, supersõrisevad on nii terved üle võistluse. Nüüd lipud heisalgem, grillfest, nüüd rõõmust õisalgem, grillfest, nüüd vangel mööle pööd, grillfest, meil ees on rängad tööd. Mida arvate järgmisest aastast? Kus võiks toimuda Grillfest 2002? Siin ei ole nagu võimalust üldse valida, et Grillfest järgmisel aastal toimub Strongerannas. Jaanilaupäeval algab grillfest. Lihameistritele see on kõvadest. Osa võtavad kõik Läänemeremaa. 2 päeva järjest pidu panna sõber saab. Guinessi rekordid grillfest üritab. Maailma suurima jaani tuleb püstitab. Orkestrid meil on parimatest parima. Teie lõbuks on